Tere, minu nimi on Paul, siis on Karmen. Me ostsime siia Karjakülla maja 2004 aastal. Ei temal ega minul ei olnud kunagi maal mitte kedagi, vanavanemaid ega vanemaid ja mõtlesime, et lastega oleks hea kuskil käia. Algus ostsime selle asja suvekoduks endale. See on selline vana rehielamu, mida oli väga, tuli täielikult taastada, ainult seinad on alles. 2016, kui ma jäin Kaitseväest pensionile, siis me kolisime siia tegelikult elama. Oleme sellest ajast investeerinud sinna, mida aeg edasi seda rohkem põhimõtteliselt pannud sinna kogu oma töö ja aja ja muud asjad. Pole reisimus käinud kuskil, lootsime, et lapselapsed saavad kuskil olla. Selline südant lõhestav story, eks ole. Nüüd tuleb välja, et me saime teada sellest alles 3 nädalat tagasi. Tuleb välja, et juba 2020. aastast on olemas üldplaneering. 2023. aastast on planeeritud täiesti konkreetselt, et meie maja taha, ütleme siis lääne poole, umbes 1 kilomeetri kaugusele, võib-olla isegi 800 meetri kaugusele tahetakse püstitada ühte Tallinna teletorni, millel on selline ring peal, mis käib ringi umbes 300 meetrine. Ja vähe sellest sinna tahetakse veel 10 tükki panna, et kokku ala on umbes 11 tükki. Sealt natukene lõuna poole, umbes 5-6 kilomeetri kaugusel on veel üks ala, siis on veel üks ala. Kirde poole on 5-6 kilomeetri kaugusel üks ala, lõuna poole on veel, natuke kaugemalt isegi veel üks ala. Me ei tea, kui palju siia kõik kokku neid tuulikud on planeeritud Türi valda. Tõenäoliselt üle 40, eks ole. Järva valda, nagu ma olen kuulnud, on kuskilt 100 ringis planeeritud neid. Nii et päris palju. Ühesõnaga see 1 kilomeetri kaugusel olev tuulik, see muudab selle kinnisvara loomulikult hinna nulliks. Mitte, et me oleks loomulikult midagi, ega siis seda ka praegu müües ei saa seda investeeringut tagasi ja keegi ei mõelnudki selle peale, et nüüd peaks seda müüma. Aga võiks ju, kui selline tuulik tuleb sinna. Aga kes see tahab enam osta, sest kõik ju teavad ometigi või planeering. Nüüd tegelikult ei ole asi selles, ma ei tahtnud üldse seda rääkida. Ma tahtsin öelda seda, et mina ei ole tegelikult mingi nimbi inimene. Ehk siis see inimene, kes ütleb, et ei, mitte midagi ei pea tulema minu tagahoovi. Tegelikult vastupidi, kui nüüd sinna sama ala, ma olen tegelenud selle asjaga alles 3 nädalat, ma olen uurinud välja teatud andmed. Ma mõtlen seda, et kui sinna tagaalale, täpselt sinna, kuhu see 11 teletorn on planeeritud, tahaks keegi püstitada tuumajaama. Mitte, et ma arvaks, et sinna peaks selle panema, see on kindlasti päris kehv koht. Aga näiteks teoreetiliselt, siis mul ei oleks mitte midagi selle vastu, siis ma saan aru, et see on üks koht Eestis, ja tõenäoliselt seda, kuskile mujale seda ei tule, keegi peab ikka seal läheduses elama. Ma loomulikult eeldaks head kompensatsiooni selle eest, aga põhimõtteliselt ei oleks mul mitte midagi selle vastu. Aga see, mida planeeritakse Eestis teha, see on tegelikult täiesti, põhimõtteliselt väikest viisi genotsiid. See ajaloolise võib ma öelda, või ajaloo huvilisena, et venelased hävitsid 100% Narva linna, 40% Tallinnat, 60% Tartut. See, mida praegu valitsus plaanib teha, see on põhimõtteliselt 100% Eesti maa hävitamine. Kui me vaatame nüüd seda järgmist pilti, vaat selle pildi, siis need alad, mis siit on näha, need on kõik tuulikute alad, mis on planeeritud. Meie oleme siis kuskil siin, see kõik on tuulikute ala, see põhimõtteliselt katab terve Eesti territoorium. Ehk siis, kui me võtame kas või need tuulikuid, nii nagu valitsusjuht just ütles, siin nädal tagasi ta ütles mingi numbri välja, see oli 600, Tallinna teletorni mõõtu asju. Oleme ju tegelikult kuulnud veel erinevaid numbreid, kõige suurem on 2800, mida mina olen kuskilt välja uurinud, teada on ka 1000 näiteks. Kui me teeme väikse arvutuse, mõtleb, et näiteks ainult 10 ruutkilomeetrine ala igast tuulikust, iga tuuliku ümber, ja see ei ole ju palju, see on 1,5 kilomeetrit ühel poole, 1,5 kilomeetrit teisele poole, see on 10 ruutkilomeetrit. See on 10 000 ruutkilomeetrit, ehk siis veerand Eestit põhimõtteliselt. Ja see on see, et siis
igalt poolt oleks umbes kilomeeter, 1,5 kilomeetrit tuulikuni. Ehk siis me kuulsime siin just Natura, inimesed rääkisid ja nii edasi, eks ole, see on siis situatsioon, kus põhimõtteliselt terve see looduskeskkond on hävitatud. Sõjalise planeerimise seisukohad, kui ma vaatan siia pildi peale, et kuhu need tuulikud on planeeritud, põhimõtteliselt siia, eks ole, siis see on see ala, tõesti, sõjaväelased vaatad sinna peale, see ala tegelikult viirutatakse tavaliselt ära. Siin alas on raske liikuda, kõik on kanaliseeritud, eks ole, teed on kanaliseeritud metsade vahele, see on sood, nii edasi. Sakslased näiteks ennem teise maailmasõja aeg, kui nad tulid ka lõuna poolt, jäid täpselt ennem seda ala pidama, väga hoolikalt vaatasid, kus nad lähevad. Seda ala on raske läbida. Et miks pärast seda ala on raske läbida? Sellepärast, et see on, just nimelt vastasel on seal väga hea tegutseda, seal ei ole manöövrivabadust. Ja miks ei ole seal manöövrivabadus, sellepärast, et seal on loodus. Seal elavad karud, seal on puud, seal on sood, seal on just see, mis on Eesti väärtus üleüldse olemas. Kõige suurem väärtus. Minu jaoks on 2 asja, mis on väärtus. Tallinna inimesega ma ütlen, et see on Tallinna vanalinn, see on meie loodus. Ühte asja tahetakse otseselt hävitada. Ehk siis neid tuulikuid on ikka kohutavalt palju. Ja kui vaadata siit ida poole, siin on küll nagu planeeritud, tundub, et midagi on planeeritud, siis sellel alal kindlasti midagi ei tule. Sellepärast, et sealt on meil vaja vaadata ida poole ja näha, et meie poole midagi ei lendaks. Sinna tuulikuid ei tule ja tõenäoliselt mere peale ka, kui Liivi laht välja jätta, millel ei ole väga suur strateegilist väärtust. Siis mujale ka, siis sealt võib ka midagi meie poole lendada. See on ka küllaltki loogiline, et näiteks millest loobutakse meretuulist. Muud maismaale topitakse neid kõvasti. Nüüd, siis ma hakkasin vaatama, et eks siis paneme tuulikud, kas me lahendame sellega midagi. Me tahame tuulikutega lahendada kliimaprobleemi. Ütleme, et see hoiab CO2 heitmeid kokku. Nüüd, kui me arvestame, kui palju tuulikute ehitamiseks läheb ja kõige selle muu selle võrgu rajamiseks ja nii edasi, läheb tegelikult vaja materjali ja kui palju CO2 heitmeid selle materjali maa seest kätte saamiseks ja rajamiseks ja nii edasi, see kindlasti ei säästa kliimat üleüldse. Ja juba põhimõtteliselt kliima pääsmise tõttu me siis hävitame omaenda keskkonna. Siis kui meil selle kliima suhtes on veel mingisuguseid kahtluseid, et kas see on inimtekkeline või ei ole ja nii edasi, siis selle suhtes, et inimene oma keskkonda hävitab, ma ei tea, kliima siin vihmametsi maha võtab ja nii edasi, see on ju täiesti selge. Ja nüüd me tahame seda põhimõtteliselt Eestimaale teha. Ja vaadates andmeid peale, siin ma tegin väiksed arvutused, võtsin välja näha lingid, kus kohas ma olen neid võtnud. Kõige olulisem on esimene tulp, eks ole. See on põhimõtteliselt, kui palju energiat me investeeringu kohta kätte saame. Mulle jäi see silma Juhan Partsi ERR-is olevast tegelikult esitusest, aga ma kontrollisin neid andmeid ka, need on netis täiesti saadaval. See EROI tähendab siis Energy Return to Investment, ehk siis kui palju investeeringu eest siis energiat tagasi saab. Ja hästi oluline siin on see, et näiteks tsivilisatsiooni taastootmiseks on 7-11-15 see number. Parts ütles 10-15. 7 öeldakse, et see on niisugune borderline. Alla selle on täiesti mõttetu mingisugust asja rajada, sellepärast, et siis me ei suuda üleüldse elutaset alal hoida. Ja nüüd, kui me vaatame tuulikutel, on see number 3-5 ja päikseenergia. Me vaatame, näiteks tuumal on see number 60+. Ja ma nägin tegelikult andmeid, kus see number on isegi 75. Ehk siis saame aru, et mis on, kui me tahame energiat, siis mis on efektiivsem rajad, mis ei ole efektiivsem rajad. Isegi põlevkivil on see küllaltki korralik number. Vaatame teisi andmeid, energia julgeolekust tasu üldse rääkida, see on ju juhuelekter. Aga kas põlevkivi puhul on ka arvestatud seda kaasnevat keskkonnakahju kaevandamisega? Ja, siin on kõik need andmed sees, muidugi kaevandamis ka. Täitsa kõik asjad.
küsida, et palju räägitakse, see on üks nagu demagoogia võtta, et räägitakse, et tuulikutega tuleb koos turvalisus, et kas siis tuleb või olete? Ei no missugust turvalisus, see on ju juhuelekter, kui me vaatame energiajulgeolekut, siis see on väga madal selle juures, see on täiesti selge. Et mitte mingit turvalisust sellega kaasneda ei saa, sellepärast, et lõppkokkuvõttes meil on, sotsid räägivad sellest, et tuumaelektrijaam on nagu turvarisk ja vastupidi. Me vaatame ainult Soomet, mul pärast on tegelikult andmed Soome kohta ka. Soome on julgeoleku ja strateegilise planeerimise mõttes meist nii kaugel nagu stratosfäärist, ausalt öeldes. Soome on parimaid Euroopas, Šveitsi kõrval, nad on alati olnud ploki välis, need oskavad seda asja teha väga hästi. Neil on 5 tuumareaktorit. Nemad ei arva, et see on mingisugune turvarisk. Absoluutselt mitte. Ja põhimõtteliselt võrku läheb see asi niikuinii. Ja kui me vaatame kas või Tšernohvlit, kui me vaatame Zaporožia tuumajaama, eks ole, venelased on seal sees. See töötab ja näeb elektrit Ukraina, eks ole. Keegi ei jama nende asjadega. Tuumaenergia ei jama mitte keegi. Tuumaenergia iseenesest on energiajulgeolek tegelikult. Või on isegi julgeolek. Ja kui me räägime, meil on räägitud sellest ka, et näiteks, et siis tuleb meil jäätmeid ja nii edasi, nii edasi. Meil on Sillamäel 120 miljonit tonni radioaktiivseid jäätmeid. Suur 50 hektarine ala, eks ole, mere ääres, Sillamäe sadama juures. See on kaetud betooniga, kui see pihta saab, siis jällegi seal Maa-ameti kaardil on väga hästi näha, kus see tsoon on, see pilv on siiamaani välja ja veel kaugemal. Põhimõtteliselt võib tervet Eestit ära katta väga vaba. Meil juba need asjad on ja meil tegelikult on olemas arusaamine, kuidas nende asjadega nii-öelda hakkama saada. Vastupidi, selle arendamine annab ainult töökohti juurde ja nii edasi, kõike muud. Võrguehituskulud on loomulikult suured, baaskoormust tuulikud loomulikult ei taga. Ehk siis tegelikult on ju niiviisi, et ma olen vaja siia mingisugust muud jaama juurde ja tuuliku ehitajate lobi käib alati koos gaasijaamade ehitajate lobiga. Põhimõtteliselt me peaksime rajama gaasijaamad Eestisse. Ja muidugi selle kohta öeldakse meile, et aga meil on biogaas, meil on metsatööstuse jäätmeid. Põhimõtteliselt me teame, et kui kuskil on ainult gaasi peal töötavad jaamad, need jäätmed lähevad koostejaamadesse väga hästi, sooja tootmisest ja nii edasi. Aga kui meil on kusagil sellised jaamad, mis ainult gaasiga, siis kas me hakkame seda gaasi Venemaalt sisse tooma? Miks ka mitte, võib-olla hakkamegi, eks ole, või sõltume siis ameeriklastest, LNG-st, eks ole, või siis hakkame ise ehitama, rajama puupõlde põhimõtteliselt, eks ole. Ajame otse metsa. Eks siis see gaasi mõte ei ole tegelikult väga hea, sugugi mitte. Tuulikute juurde meil on vaja mingisugust muud võimekust, eks ole. Kui me vaatame pika ajalus just, siis jällegi, eks ole, muudel asjad tuumal ja põlevkivil ja nii edasi on palju pikaajalisemad. Tuulikud kestavad, keskmiselt statistika ütleb, keskmiselt andmed ütlevad, eks ole. Nii nagu nad peaksid kestma 20-25 aastat, Taani statistika ütleb tegelikult 15-20 aastat. Sest me võime 3 korda peame kõik tuulikud uuendama selle aja jooksul, kui üks tuumajaam töötab. Mis tähendab jällegi kõik need rajamiskulud, nii edasi. Materjali, mis on materjalis sisend teravaid tunni kohta, tuleb välja on kohutav just nimelt tuulikutel, eks ole, palju suurem kui muudel liikidel. Salvestusvõimetus tuleb rajada. Rääkida sellest, et salvestustehnoloogiat üleüldse ei ole olemas, eks ole, veel, mis nagu mõistlikult pikalt salvestaks, siis see on ka kohutavalt kallis ja lisab juurde. Ehk siis kuluefektiivsust ei ole mitte mingisugust. Ütleme, et me ei usu neid andmeid, vaatame siis, mida teevad meie naabrid. Palju on võrdled meid Taaniga, Taanis tõepoolest 50% energiat tuleb tuulest. Nüüd, Taani keskmine tuuliku kõrgus, vaatamata sellele, et on olemas 271 meetrine. See on alles hiljuti rajatud minu andmetel. Kuigi Taani statistika ütleb iseenesest 160 meetrine on kõige kõrgem. Ma panin igaks just selle kõrgema, mis kuskilt netist välja tuli, mine tea.
aga statistika ütleb, et 160 on kõige kõrgem ja see on ainult üks, see on Jütimaa. Jütimaa on põhimõtteliselt polügoon, vähemalt see Jütimaa osa, kus see on polügoon. Ma olen ise seal pikalt olnud, ma tean väga hästi. See on tühi ala, see on ranniku ääres, seal ei ela mitte kedagi, sellest tuulikust on pilt, seal ümber ka ei ole mitte kedagi, et see on selge. Aga Taani tuulikute keskmine, see on 7000, aga keskmine kõrgus on 50 meetrit. Ja no tegelikult proportsioonides see küsimus ju on. Kui ma mõtlen, et näiteks selle 1 kilomeetri kaugusel ei oleks mitte 300 meetrine tuulik, vaid 50, tegelikult see pilt oleks hoopis teine. Võib-olla ma ei oleks nii väga pessimistlik selle kinnisvara suhtes. Ja proportsioonis on tegelikult küsimus. Taani tuulikud väga paljud on paarikümne meetrid, eks ole. Ja kui me vaatame kas või Paldiski omiga, millega on öeldud, näed, Paldiskis on ja mingit probleemi ei ole. Need on 65 meetris, see on hoopis teine hoop, absoluutselt teine hoop. Peale selle tuleb arvestada, mis asi on Taani. Taani on sama suur territoorium, kui on Eesti territoorium, seal on 4 korda rohkem inimesi. Põhimõtteliselt on taanlased oma loodusest lahti saanud juba 100 aastat tagasi. See ei ole nii suur ainult infrastruktuur, nagu on Holland, eks ole, mis on sama suur territoorium ja ma ei tea, seal on 16 miljonit inimest, siis ma ei tea, 14 korda rohkem kui Eestis. Seal on natuke vähem, aga põhimõtteliselt ikkagi. Taani on üks lageala, flatland, eks ole, seal on küll põllud, värgid, metsa seal eriti ei ole. Seal on mõningad oaasid, kus on ja kuhu tuulikud muidugi ei panda, eks ole, kus on mingisugune elusloodus see. Muidu seal ei ole, nii et see on hoopis teine keskkond kui Eesti ja me ei taha sellist keskkonda. Me vaataksime näiteks Soomet, ma ütlen, 40-50 ja on isegi andmed kuni 60% mõnel ajal Soome energiast tuleb tuumast. Tuulikutest soomlased toodavad ainult 10-15%. Me vaatame Rootsit, mis on ometi selline päris vasakpoolne riik, ma ütleks roosa-lilla olnud tükk aeg, siis tegelikult neil on täpselt samasugune situatsioon. Kui me mõtleme kas või, kuidas rootslased sai Covidiga hakkama, siis oli kõige parem riik, kes suutis Covidist, nemad ei teinud mingit lockdowni, nemad ei kasutanud maski, neil ei olnud sundvaktsiinist mitte midagi. Neil oli kõige vähem ohvreid. Nad tulid kõige paremini majanduslikult selle välja. Et võib arvata, et rootslased oskavad mõelda, eks ole, majanduslikult mõelda. Tegelikult soomlased saavad väga palju oma energiat ka Rootsist, mitte sellepärast, et neil endil ei ole, vaid sellepärast Rootsis on odav, impordivad see. Rootslasel on täpselt samasugune proportsioon. Kõige suurem osakaal on tuumaelektril ja tuulikute osakaal on ainult 10-15%. Ja miks pärast? Kui me võtame, et Rootsi ja Soome, seal on elanike tehendus on isegi väiksem kui Eestis Soomes. Seal on suur ala, suured maad, põhja poole võiks rajada tuulikuid nii, et tapab, kui nad teeksid samamoodi nagu Taanis. Millegipärast nad ei raja. Äkki sellepärast ei raja, et nad hoolivad oma loodusest. Seal on tõesti puutumatu loodus, suur maa, äkki sellepärast. Muidugi neil on seal igasuguseid muid variante, hüdroelektri ja nii edasi. Aga igal juhul nemad ei lähe sellega nagu lõppu. Vaat me Eesti, täitsa meie oma Statistikaametis, me juba praegu toodame 30% energiat tuulikutega. Muidugi, kui inimesi vaadata, siis see on tegelikult palju väiksem, sellepärast 60% me impordime. Miks me impordime 60%? Järgmine tabel. Me vaatame aastast, ja ma vaatasin tegelikult aastast 80 me tootsime sama palju, kui me kulutasime. Aastast 2015 veel ka, me tootsime enam sama palju, kui me tarbisime. Ei olnud vaja kuskilt importida elektrit sisse. Ja aastast 17 hakkas see asi kõvasti muutuma. Tegelikult aastast 20, mul siin küll ei ole, aga statistika näitab, et aastast 20 me ei importinud või tootsime ise. Järelikult see võimekus on tegelikult olemas. Põlevkivijaamad võiksid toota, aga nad ei saa turule. Miks nad ei saa turule? Sellepärast, et erinevad andmed, kui isegi kuni 80% on, on maksud peal põhimõtteliselt. Seal öeldakse 40%, aga on andmeid, mis ütleb ka kuni 80%. Miks me seda maksame, miks me tapame oma enda majandust? Loomulikult põlevkivijaamad vajavad investeeringuid juurde. Nad on jäetud, ma ei tea, paarkümmend aastat ei ole nad mingisugused õiged investeeringud saanud. Võrke on vaja uuendada, kõik nii edasi.
aga see ei ole võrreldav selle kuluga, mis on terve kõige uue rajamine tuulikute võrgu jaoks. See on absoluutselt mitte võrreldav ja seda on võimalik püüda. CO2 on võimalik püüda, CO2 on võimalik isegi väärindada. Sellest räägivad TTÜ professorid, eks ole, see ei ole minu jutt. See on tegelikult teada. Viimane asi, võib-olla, mis ma tahtsin tegelikult öelda selle juures, et maailm on muutumises. Et ükskõik, kuidas me nüüd sellesse suhtume ja tegelikult seda ei ole vaja karta. Meil räägitakse väga palju viimasel ajal, meedia on täis sellest, et reeglite põhine maailm kaob ära ja kiunu on nii kõik kohad täis. Tegelikult ei ole seda reeglite põhist maailma kunagi olnud, kui ei ole keegi hegemoon seda taganud. Praegu on lihtsalt olukord, kus uus tasakaal loksub vaikselt paika. Meie huvides on, et see tasakaal loksuks paika nii valutult kui võimalik. See loksub paika nii valutult kui võimalik siis, kui Euroopa hakkab lõpuks investeerima omaenda majanduse taastamisse ja sõjalise võime taastamisse. Meil on vaja sellest sõjalisest võimest rääkida, aga see peab olema selle jaoks, et oleks võimalik see sama reeglite põhine maailm. Euroopa on 30 aastat oma sõjavägesid ainult, eks ole, põhimõtteliselt kohutaval kombel alarahastanud ja ta ei ole isegi 3 viimase sõja-aasta jooksul midagi teinud selle jaoks. Nüüd valimised võitnud Friedrich Merz ütles ju ometigi, mis ta tahab teha, eks ole. Ja mis ta tahab teha, see on see, et ta taastab, kõigepealt on vaja Saksa majandust taastada, hakkasid ise endale jalga oma enda tuumajaamade kinni panemisega. Ma ei tea, prantslastel on 56 tuumareaktorit, sakslastel pole ühtegi. No miks pärast? Mõned on piirile lähemal kui, ma ei tea, Prantsuse Riverale, eks ole. Põhimõtteliselt on sakslased täpselt ümber Saksamaa, väljatud Taani ja poole. Igal pool on tuumaelektrijaamad. Neil ei ole mingit turvalist. Nad panid nad ometi kinni. See oli kliimalobi, see oli põhimõtteliselt rohelised, kes olid väga-väga populaarsed ja hästi mõjukad Saksamaal, on olnud kogu aeg, eks ole, nende mõju. Ometigi Merz ütles, et see on põhiline asi, millest nad tahavad praegu loobida. Nad ei saa teisiti. Põhimõtteliselt meie huvides nad ei tohiks teisiti saada, eks ole. Sest me sõltume sellest kohutaval kombel, kui me just ei taha hakata venelastega uuesti läbi rääkima. Kuulge, olge meile sõbrad, eks ole. Siis me sõltume nendest kohutaval kombel. Et see rong on juba läinud. Me hüppame rongi peale, mis on põhimõtteliselt, me hüppame selle viimasesse vagunisse reelingu taha kinni ja tahame seal kuidagi järele lohiseda. See kliimarong on läinud, meil on vaja mõelda hoopis teistsuguse investeeringute peale ja põhimõtteliselt meil on olemas põlevkivi ja me saame täiesti vabalt tuumajaamaga tegeleda, mille kohta on ju projektid olemas. Tõenäoliselt see on tegelikult muutumas ka näha ühiskonnas suhtumine. Ja viimane asi, mis on oluline, kas meil on nüüd demokraatiat või mitte, et kui me mõtleme, miks ükskõik kuidas keegi suhtub sellesse, aga miks juhtusid sellised asjad nagu Brexit ja Trump, esimene Trump ja nüüd teine Trump, eks ole, miks pärast need juhtusid? Sellepärast, et inimestele hämati, eks ole, inimestel on kõrini täiesti sellest, et põhimõtteliselt mida tehakse strateegilist kommunikatsioon. Strateegiline kommunikatsioon on sõjaline mõiste, mis on tegelikult vastase propagandast, nii-öelda üle propaganda tegemine. Meie riik teeb meie rahva vastu sellist propagandat. Meil ei öelda mitte kunagi otse, mida mõeldakse. See kõik käib ümber nurga kuidagi moodi. Ühesõnaga, kõigepealt mõeldakse, kuidas moodi maha müüa. Mitte seda, kas see asi on päris või ei ole päris. Ja sellepärast juhtusid sellised, sellepärast on Euroopas väga palju parempoolseid tulnud tagasi valitsustes igal pool. Põhimõtteliselt toimus see ju Saksamaal ka selle nädala vahetusel. Ja põhimõtteliselt see on toimumus ka meil. Inimesed ei taha enam kuulda seda Stratkomi. Ja tegelikult see on märk sellest, mis eelmine nädal valitsus ju ikkagi taganeb. Minu hinnangul see on selline taandumisoperatsioon, kus on taktikalised taandamine, toimuvad veel mingisugused vaated peale tungid, me hakkame nüüd arendama seda, me veel ei loobu sellest, aga tegelikult nad juba taanduvad välja vaikselt sellest olukorda. Põhimõtteliselt tuleb lihtsalt edasi rõhuda ja kaasata nii palju inimesi kui võimalik. Palun küsimus, et kui te... Küsimus palun, et seoses selle meretuuleparkide toetuse tühistamisega või edasi lükkamisega nii-öelda, et kuidas, mis on siis teie arvamus, et kuidas see mõjutab edasist maa tuuleparkide olukorda? Ega mina ei oska selle lihtsalt arvamus.
no ma ütlen, et minu arust nagu pikas perspektiivis nad on sellest plaanist loobumas. Aga mis ei tähenda seda, et nad ei või nagu taktikalistel kaalutlustel või jälle seal on võib-olla teine asi taga, eks ole, kui seal on arendajad taga ja kui seal on väga suured rahad taga ja kui seal on juba mingisugused kokkuleppel Euroopa tasandil taga, siis tõenäoliselt tuleb ikkagi see pealetung jätkub. Mida sa soovitad siis? Mida ma soovitan? Pane need petitsioonid kokku ja jätkame, noh. Mis me ikka soovitame? Soovitan valida õigeid inimesi järgmistel valimistel. Soovitan mitte soovitan meelde jätta, mis on tehtud. Soovitan meelde, et keegi ütles ennem valimised, lugege mu huultel. Ja, aga sul on need huuled on ennem valimisi öeldakse sama ja pärast siis, kui on valitud, siis on jälle. Okei, no mina ei saa soovitada mitte midagi hulle. Sina ole tark ja hamusta läbi. Eks neid küsimusi on veel ja selle jaoks meil on veel inimesed, kellega saame ühiselt rääkida.